Armu teile rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse aluseks paneme tähele Johannese evangeeliumi 6. peatükist 1-15 salmi. Pärast seda läks Jeesus teisele poole Galilea ehk Tiberiase järve ja temaga läks kaasa suur rahva hulk, sest nad olid näinud tunnustähti, mida ta haigetele tegi. Aga Jeesus läks mäele ning istus sinna koos jüngritega. Ent Paasa, juutide püha, oli ligi. Kui nüüd Jeesus oma silmad üles tõstis ja nägi palju rahvast enese juurde tulevat, siis ta ütles Filippusele, kust me ostame leiba, et need saaksid süüa. Aga seda ta ütles teda proovile pannes, sest ta teadis küll, mida ta kavatseb teha. Filippus vastas talle, isegi 200 teeneri eest ostetud leibadest ei jätku neile, et igaüks pisutki saaks. Andreas, üks ta jüngritest, Siimon Peetruse vend, ütles talle, siin on üks poiss, kellel on 5 odraleiba ja 2 kalakest, kuid mis sellest saab nii paljudele. Jeesus ütles, pange inimesed istuma. Seal paigas oli palju rohtu. Siis istusid nad maha, seal oli arvult umbes 5000 meest. Jeesus võttis need leivad, tänas Jumalat ja andis neile, kes maas istusid, samuti ka kalakestest nii palju, kui nad tahtsid. Aga kui nende kõhud olid täis saanud, ütles Jeesus oma jüngritele, koguge ülejäänud palakesed kokku, et midagi ei läheks raisku. Siis kogusid nad 5 odraleivast kokku 12 korvitäit palakesi, mis oli sööjatest üle jäänud. Kui nüüd rahvas nägi tunnustähte, mille Jeesus oli teinud, ütlesid nad, tema on tõesti see prohvet, kes peab tulema maailma. Nüüd sai Jeesus aru, et nad tahavad tulla ja teda vägisi kuningaks teha ja ta tõmbus mägedesse üksindusse. Aamen. See vana lugu ja samas alati ja jälle uus. Tahke on siin just Johannesel palju. Võiks ju rääkida sellest, kuidas tahetakse vägisi kuningaks teha või sellest, et Jeesus tegelikult teab küll, et hakkab imesid tegema, aga ise ei ütle. Aga võib-olla siiski täna natukene sellest eluleivast, kuhu tegelikult jõuab Johannese evangeeliumi natuke hiljem, kus Jeesus ütleb, et mina olen eluleib. Kui seda narratiivi vaadata, seda lugu, siis tuleb tunnistada, et Jeesus käitub siin tõelise massipsühholoogia tundjana. Kui sa tahad, et inimesed sind kuulaksid, sööda kõhud täis. Usun, et paljud teist on istunud mitmetunnistel koosolekutel ja peamine vahe neis on see, et kas saab süüa või ei saa. Et väga erinevad koosolekud on enamasti. Ja muidugi, kui tahta inimesi närvi ajada, siis tulekski mitte süüa anda. Ja siis madal veresuhkur teeb oma töö ja kõik on omavahel vihased. Aga nagu teada, siis kuigi juudi ülemad arvasid, et Jeesus ülesanne nimelt on massi närvi ajada, seda ta ei teinud teps mitte. See tänase pühapäeva teema, eluleib. Mis on see, mis meie elul annab seda igapäevast vajalikku kütust, mis hoiab meie veresuhkru paigas. Toidu teema kütab alati kirgi. Haridus- ja Teadusministeeriumis on meil ütlus, et koolitoit on hariduse fundamentaalküsimus. Aga nii see paratamatult on, et kõik võimalikud tagasiside uuringud, mis sa vähegi koolides teed, siis alati on jutuks, et toit on halb ja seda on vähe. Või siis mingid muid arvamusi ka veel harva. Aga tõepoolest, toit on seda asi, mille kohta meil on alati arvamus. Kes jahib tervist, kes läheb kaloreid, kelle jaoks on toit seotud väga sügavalt eetika teemadega ja on ka neid, kelle jaoks on oluline kiire kütus, kähku ja edasi. See on hästi erinev meie kõigi jaoks. Sest see, mida me sööme, sellele on meile mõju. Nii nagu rasket maatööd tegev inimene pidi saama korralikku tuhlist ja notti, nagu Muhumaal öeldakse, nii
töötaja hoopis teistsugust menüüd, et keha jaksaks olla vaimutempliks. Nii et see loeb, see tekitab alati kirgi, see on alati teema. Aga huvitav on see, et kas me sama palju vaidleme oma vaimse toidu üle, kui me suudame nagu vaielda selle füüsilise toidu üle. Et millist vaimset, millist hingelist toitu me vajame. Ja kas siin on ka erisus? Kas sa oled maatööd tegev inimene või istuva tööga kontoritöötaja? Kas sa oled laps või täiskasvanu, mees või naine? Kindlasti siin on erisused. Ja võib-olla saabki alustada sellest, et me erinevat vaimutoitu vajame erinevas eluetapis. Et kui me mõtleme nagu ka tavalise toiduga, et me keegi ei kahtle, et imikule praadi ei pista pihku. Kui sa oled karsud, kes pani selle suitsuvorsti selle imikule pulga otsa. See on ka vahel vajalik. Aga lihtsalt minu meelest see on samasugune loogika on ka usulises kasvamises. Et ka alguses ka me peame sööma sellist pehmemat usulist toitu. Sellist putru, mida on kergem mäluda. Ja ka usulises arengus peab see toit minema aina keerulisemaks, tulema juurde uusi maitseid, uusi ürtse. Läheb keerulisemaks. Mõni toit tekitab vastikust. Mõni on väga meeldiv. Näiteks ka piibli osas võib seda võrrelda, kust siis alustada. Alati küsimus ka, kust ma peaksin piibli lugemist alustama, mis on esimene vaimutoit piiblist. Kelle jaoks on see Luuka evangeelium, kelle jaoks esimene Moosese raamat, kelle jaoks õpetussõnad. Kui me mõtleme seda, mis meil praegu ümbritseb, siis ühiskondlik foon on omajagu ärev. Nii et see mentaalne toit või selline nagu mõistuslik toit, mida me saame meedia vahendusel, on hästi selline ründav, vastanduv, pahatahtlik, hirmsad uudised, see kõik on meie ümber hästi palju. Kui seda toiduga võrrelda, siis see on selline toit, mis paneb kõhu valutama. Ja siis kujutage ette, mis nägu te teete, kui teil kõht valutab. Selline happu nägu. Mulle tundub, et kui uudiseid vaadata, siis tuleb ka selline nägu ette viimasel ajal. Ja seda enam on küsimus, et millist vaimutoitu me vajame, et me suudaksime sellega toime tulla. Mis tasakaalustab seda kõike, mida meie ümber on. Ja nagu ma olen juba mitu korda öelnud, siis jätkuvalt ütlen, et Toomas Paul on geniaalne kirjanik. Ja see sama raamat, mida ma olen lugenud kõige eest, tänan ikka sind. Siin paastu ajal, seal on ka üks väga ilus mõte, mis kuidagi on minu hinge rahu toonud, mida jagas piiskop Marko Facebooki kontol ja mida ma ka leeritunnis ette lugesin ja jagan teiega ka. See on lihtsalt minu jaoks selline kokkuvõttel lõik, kuna see räägib sellist usukindlusest või sellisest usutunnistamisest sellisel keerulisel ajal. Lõik kõlab siis järgmiselt. Lõppude lõpuks mina ei tea, milleks minusuguseid Jumalale vaja on. Usk on selle pöörase võimaluse uskumine, et on. Aga see on mingi vintske kinnihoidmine sellest, et võimatu on võimalik. Et inimene, see tähendab mõni inimene saab pakkuda huvi loojale. Et tema teab, milleks ta meiega tegeleb. Et religioonid ei ole maailmale mõtte otsimine, vaid nende paljus tähendab seda, nagu üks juudi rabi arvas, et Jumal otsib inimest. Õndsaks saab ainult usust. See usk ei ole mingitesse õpetuslausetesse uskumine, nende õigeks pidamine, vaid usaldus Jumala vastu. Minu teod, millised tahes need ka poleks, ei aita mind. Ainus on usaldus hüpata kuristikku.
pilkane pimedus või silmi pimestav sära, vist ei ole vahet. Küsimus on Jumala palgete jõudes, kas ma usaldan teda. Ei vaata enda peale, ei kõlblikkusele ega kõlbmatusele, vaid usun ja loodan, et Jumal, kes mind on loonud, kes on mulle teadvuse andnud, kes mind mu maise elu jooksul on julgustanud lootuma, sirutab käed, et vastu võtta. Tsitaat. Mulle tundub, et see usaldus Jumala poole, usaldus, et Jumalal on minuga midagi pistmist, on miski, mis meid ilmselt ka segastel aegadel kirikusse toob. Otsimaks seda eluleiba, mida meile on lubatud. Kuigi ilmselt otsime me ka kirikust igaüks midagi erinevat, kes emotsiooni, kes vastuseid, kes midagi ülevõtt, kes just vaikset olemist ja rahu. Aga meid kõiki ühendab see usaldus Jumala suunal. See lootus, et lõppeks on olemas tugi ka siis, kui maailm aina suuremaid tiire kipub tegema. On olemas mingi keskpunkt, mingi epitsenter, mis meid hoiab selle keeristormiga kaasa minemast. Ja see paneb siis küsima, mis see eluleib siin täna minu jaoks on. Mida mina vajan? Millist vaimset toitu? Sest hoolimata sellest, et me oleme täna kõik koos siin kirikus või kuulab keegi seda jutlust hiljem meie podcastist, siis me oleme siin igaüks oma murede, oma rõõmude ja oma väga isiklike mõtetega. Just selles aja ja punkti hetkes, kus me täna oleme. Ning ilmselt lähtuvalt sellest on ka meie vajadus elu leiva järgi erinev. On see otsimine siis tähenduse järgi oma töös, oma pereelus, oma kogu maailma mõtestamises, kes on mures oma lähedaste, kes iseenda pärast, kelle peas võlgub küsimus homses päris leivast, kuidas see lauale saada ja kas on vorsti ka peale panna, kelle jaoks on murekohaks terviseuuringud, keegi, kes on lihtsalt väga rõõmus toreda sündmuse puhul. Ja siin me kõik koos oleme. Otsides tuge ja jõudu Jumalat ja nendelt inimestelt meie ümber. Otsimas oma elu leiba, mida võtta kaasa ja panna kotti, et see vaimne proviant oleks kogu aeg võtta, nii nagu mul enamasti on kotis paar kommi, et kui lastel tuju ära läheb, siis kiirelt võtta. Tahaks, et kotis on niisugune kiire vaimse tervise kogu, vaimse elu, tükike elu leiba. Ja üks asi, mida me täna siin koos teeme, me jagame seda oma vahel. Sest iga söögikord on rikkam, kui seda teistega jagada. Selles tänases loos oli 5000 meest, naised ja lapsed sinna juurde. Meid on natuke vähe. Aga üks püha kristlik kirik, me oleme kõik koos, täna siin füüsiliselt, aga tegelikult palju rohkem. Ja niimoodi me jagame iga päev neid väikeseid leivapalukesi, mis meil on. Sest sellisel moel jagatuna võib see toit saada kordistatud samal moel, nagu tookord 5 leiba ja 2 kala.